Tere õhtust, varakristlik ja platooniline spiritualiteet. Kuna mu tänase loengu pealkirjas on kaks väga laia ja üldistavat täiendit, üks veidi kitsam kui teine, varakristlik ja platooniline, siis ehk mõnigi oletab, et nüüd tuleb niisugune meelevaldne väärüldistustega lahmimine, kõige oluliste detailide ja nüansside tuim eiramine ning kasutu ja mitte kedagi edendav sõnavõtt. Püüan seda vältida. Tõepoolest, võrdlevate üldistustega opereerimisel on see häda, et ükskõik, mis me kristluse või platonismi kohta, kui sellise kohta ütleme, on see samal ajal õige ja väär. Õige ühtede kohta ja väär teiste kohta. Üldmõisted, kristlus, isegi varakristlus ja platonism on ju teatud mõttes fiktsioonid. Kunstlikud katusenimed, kui nii võib öelda. Ükski religioon ega filosoofiline koolkond ei ole kunagi üks ism, üks asi. Alati leidub isegi igasugu grupeeringute sees lõputu arv pisut erinevaid ja vahel isegi vastukäivaid arusaamasid, tõekspidamisi ja tavasid. Seepärast ja suuremate segaduste vältimiseks defineeriksime alustuseks 3 põhimõistet. Ikka selleks, et jutt oleks konkreetsem ja taipamine oleks lihtsam. Kõigepealt siis need 2 täiendit, varakristlik ja platooniline. Hetkel eksisteerib kristluses ligikaudu 45 000 registreeritud eri vormi ehk konfessiooni ehk networki. Ma ei üritagi nende kõigi nimel midagi väita. Sestap kasutan terminit varakristlus, mille eesliide vara tähendab laias laastus läänekristluses 1. kuut ja idakristluses 1. 8. sajandit. Aga ilmselt peame olema veelgi täpsemad. Varakristliku spiritualiteedi all mõtlen ma eelkõige 4. sajandi munklikku, askeetlikku kristlust. See tähendab Pontose ja Vagriose peent origenistlikku hingehariduskunsti, mis Johannes Cassianuse traktaatide ja Rufinuse ladinakeelsete tõlgete kaudu levis jõudsalt ka lääne kristluses. See tähendab, et Evagriuse atraktiivsed ideed olid nii Bütsantsi kui keskaja lääne kristluse spiritualiteedi õitsengu energiaküllaseks algallikaks. Platonismi kui üldmõistmega on täpselt sama häda, mis kristlusega. See on lihtsalt liiga lai nimetus, et osutuda kuidagi kasulikuks. Seega mõtlen platonismi all eelkõige niinimetatud uusplatonismi ehk platonismi erivormi alates 3. sajandist. Tõsi, uusim teaduskirjandus eelistab teatud põhiveendumuste visa järjepidevuse tõttu taas rääkida pigem platonismist, kui et kesk- ja uusplatonismist. Ja kui nii, siis võime öelda, et räägime platonismist, mis andis tooni kristliku spiritualiteedi kujunemise ajal ehk hilisantiigi perioodil. See tähendab siis antiikfilosoofia viimases faasis. Ühesõnaga, platonism tähendab meie tänase loengu puhul eelkõige Plotinose ja tema õpilase Porfürose uusplatonismi, mida nii mõnedki kristlikud autorid tundsid ja osaliselt ka omaks võtsid. Veidi hilisem uusplatonism, eriti Jamblikose ja tema jüngrite teurgiline õpetus, mõjutas kristlust märksa vähem. Samas sõltus Pseudodionüüsiuse õpetus olulisel määral just Proklose ideedest. Teisisõnu vaatleme perioodi, milles kristluse ja uusplatonismi vastastikusest kohanemisest sündis põnev süntees, uusplatooniline kristlus. Kui kedagi peaks huvitama, siis veel tänapäevalgi räägib uusplatooniline kristlus jõuliselt kaasa maailma probleemide lahendamisel. Viimase sõnana post-Heideggeri apofaatilise ökoloogia teise laine puhul, nagu väidab 2021. aastal Cambridge ülikooli kirjastuse poolt välja antud mahukas kogumik Christian Platonism, A History, lehekülg 345. Kolmandaks, spiritualiteet. Või kui keegi eelistab sellele väärikamat nime, mis tuleb 6. sajandi anonüümse Süüria munga Pseudodionüüsiuse traktaadi pealkirjast, siis tuleks öelda müstiline teoloogia, perimystikees teologias. Spiritualiteet ehk müstiline teoloogia on eelkõige elulaad,
mis on kütkestatud teispoolsusest, taotleb ülimat hüve suurte tähtedega ning millega kaasneb spetsiifiline diskursus. Aastaid tagasi üritasin ühes kõrgkoolis õpetada kursust müstilisest teoloogiast. Dekanaat palus mul selle kursuse nime muuta kas usuliseks formatsiooniks või lihtsalt spiritualiteediks, sest vastasel juhul ei oleks ükski tudeng oletatavasti teadnud, et millest täpselt juttu tuleb. Tõepoolest, koridoris peatas mind üks mustanahaline tudeng ja küsis ääriveeri, et kas kavatsen õpetada kursust ekstaatilises vaimus olemisest ja keeltega rääkimisest. Ilmselt tegin päris suured silmad, sest ta sõnas kohe, aga te ju plaanite õpetada kursust müstilisest teoloogiast. Tõsi, müstikuid on mitut sorti ja kes teab, mõni müstik võis ka keeltega rääkida, kuid meie eesmärk on rääkida siiski hoopis teistsugustest asjadest. Tõepoolest on olemas niisugune asi nagu kristlik müstiline teoloogia. Sellega aastasadu tegelenud põhiliselt vanemad kristlikud kirikud, katoliku kirik ja ortodoksi kirikud, ning nad ei arva üldsegi mitte, et tegemist oleks eluviisiga, mis justkui põgeneks maailmast ning väldiks selle valukohtadega tegelemisest. Pigem vastupidi, teatava kontemplatiivse vaimulaadi kultiveerimine aitab seista silmitsi selle maailma valukohtadega, sest loojaga arvestamine aitab loodud reaalsust näha kõige suuremas plaanis. Nii palju definitsioonidest. Aega viivitamata adresseerime nüüd vahest ehk kõige pakilisemat küsimust. Miks me sellest kõigest üldse räägime? Varakristlikul askeetlikul spiritualiteedil, mis keskendus langenud hinge püüdlusele jõuda tagasi oma looja juurde ja kogeda tema elu muutvat kohalolu, oli laias maailmas tähelepanuväärne renessanss 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi alguses. Üllatusega taasavastati muistne tarkus ja see seletab ka seda pildivalikut. Kuigi Origenes ja Evagrios olid mõningate teoloogiliste mõtteavalduste pärast 5. oikomeenilise kirikukogu poolt hukka mõistetud, olid nende vaimuhariduslikud ideed juba jõudnud juurduda kristlikku mõtlemisse ja seda võimsalt kujundanud. Ja just nende meeste rehabiliteerimine leidis siis aset ligikaudu 100 tagasi. Eestiski võis märgata varakristliku spiritualiteedi taasavastamist. Marju Lepajõe rääkis ja kirjutas sellest, tõlkis olulisi tekste ja muretses Tartu Ülikooli raamatukogule ka vastavat kirjandust. Ja 24. aasta sügisel õpetasin ise ka kursust pealkirjaga Varakristlik spiritualiteet, müstiline teoloogia. Kuigi see nagu hästi ei sobinud usuteaduskonna poolt pakutavate kursuste profiiliga. See oleks sobinud rohkem kloostrisse kui klassiruumi. Kas ei öelnud tuntud keskaja frantsiskaanist müstik Bonaventura oma traktaadis Itinerarum mentis in Deum? Kui uurid, et kuidas see kõik, see tähendab kontempleeriva ratsionaalse meele liikumine Jumala poole ja Jumalasse toimub, nõua armu ja mitte koolitarkust, kirge ja mitte rahulduvat teadmist, palveohkeid ja mitte pelgalt lugemist, püha teadmatust ja mitte valgustatud vaimu, tuld, mis süütab sind elama Jumalale ja mitte mugavusi, mille keskel vaikselt sured. Tsitaadi lõpp. Ei ole midagi imestada, et varakristlik spiritualiteet koges moodsas maailmas taassündi. Kuigi nähtustel on enamasti ikka mitu põhjust, oli üheks vaieldamatuks varakristliku spiritualiteedi taassünni ajendiks tõsiasi, et moodne maailm oma ülepingutatud ratsionaalsuse, skeptilisuse, enesekesksuse, materiaalse heaolu ja mõnutaotlusega lihtsalt ei suutnud pakkuda hüvesid, mida seni valjuhäälselt oli lubanud. Varakristlik hingeharidus oli aga juba sajandeid, see tähendab korduvalt ja järele proovitult õpetanud, et kuidas leida meelerahu, kuidas tulla toime pahedega ja arendada voorusi, kuidas leida õige eluhoiak ja eesmärgipärasus, kuidas elada harmoonias maailma algallikaga. Ühesõnaga, kuidas leida õnnelikku ja õnnestavat elu. Eudaimonism, kui soovite. Varakristlikul hingeharidusel on võime pakkuda kõigile midagi olulist.
sest eranditult kõik inimesed tunnevad, kogevad ja tajuvad aeg-ajalt midagi meist palju suuremat, midagi meist palju ilusamat, midagi totaalselt transcendentaalselt, mis ületab täiega meie võimed kogetult seletada, lahtritesse panna, andmebaasidesse külmutada ja dissertatsioone vorpida. Varakristliku spiritualiteedi ja platooniline filosoofia, nende eesmärk ei olnud ju mingisugune teooriate postuleerimine, vaid inimese kujundamine paremaks ja Jumala sarnasemaks. Hästi, aga varakristliku spiritualiteedi elustamise või taasavastamise protsessi käigus avastas nii mõnigi uurija, et kuulge, see ei ole ju midagi muud kui ristitud platonism. Küllap on selleski avastushüüatusest terake tõtt, aga rutakate järelduste tegemist ei saa just pidada professionaalsuse tunnuseks. Mõnes punktis on varakristlik ja platoonlik spiritualiteet tõepoolest lausa ühel nõul ning mõnes teises punktis lähevad nende teed jälle radikaalselt lahku. Seega vaatamata suurele sarnasusele promovad varakristlik ja platooniline spiritualiteet kohati päris erinevaid seisukohti. Saamaks adekvaatsemat pilti varakristlikust spiritualiteedist ei pääse me üle ega ümber platoonilisest filosoofiast, sest see oli varakristlikus mõtteloos igati tooni andev. Filosoofia varustas kristlasi kategooriate, oskussõnade ja aktsioomidega, mille abil siis usk loogiliselt läbi mõeldi. Kas see kellegile meeldib või mitte, aga kristlus juhindus oma filosoofilistes kaalutlustes ja aruteludes platonismist ligikaudu aastani 1200, kuni Aristotelese tekstide taasavastamiseni ja tõlkimiseni ladina keelde keskaja skolastitsismi perioodil ja mõistagi platonism mõjutas Kristust ka peale seda. Nii et platonism on olnud kristluse jaoks väga pikka aega väga oluline faktor. Siiski, et kellelgi ei jääks öeldust väärmuljet, koheselt ka kaks korrigeerivat märkust. Loomulikult ei laenanud kristlus oma usulisi veendumusi ja tõekspidamisi, see tähendab teoloogilist sisu platonismilt, vaid peamiselt kasutas filosoofilisi kategooriaid oma veendumuste ja tõekspidamiste koherentseks läbimõtlemiseks ja esitlemiseks. Kristluse teoloogiline loogika ei ole ju sama, mis platoonilisel filosoofial. Üks alustab ainujumalast ja mõistab seda kui suhestunud ainujumalat ehk kolmainsust ja teine postuleerib hierarhilise jumaliku reaalsuse tipus oleva ülitäiuse. Monoteism versus henoteistlik monism, kui kellegile peaksid suured sõnad meeldima. Kui apologeedid nagu Athenagoras, Justinus Märter, Alexandria Clement tundsid Platonit hästi ja kui Caesarea Eusebius tsiteeris Platoni dialoogidest pikki lõike oma traktaadis Preparatio Evangelica, raamatud 11-14, siis suurem osa kirikuisasid teadsid platonismist üht-teist ja pigem kõikvõimalike vahendajate, kokkuvõtete, kommentaaride, käsiraamatute ja hilisemate koolkondade kaudu. See tähendab omakorda, et platonismi teati pisteliselt ja platoonilisi mõttekäike kasutati valikuliselt. Niisiis, ühest küljest tuleks hoiduda samastamast varakristliku arusaama platonismiga ja teisest küljest tuleks hoiduda väitest, et varakristlikul spiritualiteedil ei ole platonismiga mitte midagi pistmist. Mõlemad on võrdselt väärad. Justinus Märter ütles kord oma apoloogias platonismi kohta, ja ma tsiteerin, platonism ei ole just radikaalselt teistsugune kui kristlus, ent ka mitte päris sama. Nii mõnigi ju uskus, et just seesama logos inspireeris nii kristlaste pühakirja kui ka Platoni dialoogide kirjutamist. Origenes soovitas omakorda kirjas Gregorios Thaumaturgosele, et nopi Kreeka filosoofiast välja kõik need juhised ja õppetunnid, mis võiksid kristlust teenida. Ühesõnaga uuri ja vali, mida võtta ja mida jätta. Süveneme nüüd hetkeks antiikfilosoofiasse, et siis sarnasused ja erinevused varakristlusega võiksid vähehaaval ilmuma hakata, just kui fotolaboris, kus pildid ilmuvad maagiliselt paberilehele.
mäletan seda imeasja, kui mu isa pimedas toas fotopaberi pani lahusesse ja sinna hakkasid tasapisi pilt peale tulema. Alustaksime vahest ehk kõige põhilisemast ja mõjukamast filosoofilisest eristusest. Nimelt, et kõik, mis eksisteerib, jaguneb meeltega tajutavaks ja meeltega mittetajutavaks nähtuseks, materiaalseks ja vaimseteks väärtusteks, viie meelega tajutavateks ja mõistusega taibatavateks ehk intelligiibseteks nähtusteks. Näiteks inimesel on hing ja ihu, meil on nähtav keha ja nähtamatud mõtted. Taolise eristuse puhul eeldati, et meeltega tajutavad nähtused olid ajalikud ja muutlikud, muutumine kui selline on ju ajaline protsess. Ja meeltega mittetajutavad nähtused on aga igavesed ja muutumatud. Seega materiaalne meeltega tajutav maailm on nii ajas esile tulev kui otsa saav. Meeltega mittetajutav maailm aga kestev, ajaülene ja lõpmatu. No kumb neist on reaalsem? Oleme vist kõik nii suured materialistid, et kiirustame ütlema, muidugi need asjad, mida me saame näha ja katsuda. Aga Platon mõtles siin teisiti. Tema argumenteeris, et nähtused, mis on igavesed ja muutumatud, on palju reaalsemad, palju tõelisemad kui nähtused, mis on ajalikud, muutlikud ja saavad otsa. Esimesed on fundamentaalväärtused, see tähendab kõiki ülejäänud põhjustavad väärtused, ning teised pelgalt sõltuvad, aksidentaalsed ja mitte enesepõhjuslikud ehk mitte aseiteetlikud väärtused. Sellest ühtlasi johtub, et meeltega mittetajutavatel nähtustel on nii-öelda rohkem olemust, ontos, kui meeltega tajutavatel nähtustel. Just nagu platonistist kristlane Augustinus ütles, tõeliselt olemas on ju see, mis püsib muutumatuna. Pihtimused 7.11. Nagu kõik hästi teavad, nimetas Platon igavesi ja muutumatuid nähtusi, see tähendab nähtusi, millest lähtusid kõik ajalikud ja muutlikud nähtused universaalideks ehk ideedeks, sõnast eidos. Ma tean, et üks pilt on 1000 sõna ja vabandan, et ma korra laskun nüüd keskkooli tasemele. Platoni õpetuse kohaselt eksisteerib universaalkass või kasslus igavesti oma täiuses ja on see sama ikka ja alati. Partikulaarsed kassid, olgu nad armsad või närused, mõnusad või tigedad, kõik 600 miljonit elavat kassi, ligikaudu 200 erinevast sordist, osalevad oma universaalis eri ulatuses ja sestap saabki neid pidada kassideks ja mitte koerteks ja karudeks ja kängurudeks. Isegi kui mõnel alaliigil puuduvad mõned tunnused, näiteks maanikassil ehk mankskassil puudub saba, Jaanuse kassil on 2 nägu, sfinksi tüübil puuduvad karvad, ikka on need loomad eksimatult määratlevad kui kassid. Selle triviaalse näite tõsine akadeemiline point on selles, et universaalid on ja partikulaarsed isendid tekivad ja hävivad. Universaalid jäävad muutumatult selleks, mis nad on, partikulaarid aga arenevad, teisenevad ja võtavad endale igasuguseid aksidentaalseid omadusi. Seega tüdimuseni. Nähtamatud vaimsed universaalid on reaalsed. See tähendab, olemise skaalal on nendel rohkem olemist. Aga nähtavad materiaalsed partikulaarid on vähem reaalsed. See tähendab, olemise skaalal on neil vähem olemust. Kristlased olid taolise platoonilise filosoofilise eristusega absoluutselt päri ning postuleerisid igavese ja nähtamatu maailma ning ajalise ja meeltega tajutava maailma, hinge ja ihu, looja ja loodu. Näiteks mainib Hebra kirja autor kõigutatavaid loodud asju ja nende muutumist, mis vastandub siis kõigutamatute asjade püsimisele. See on 12.26. Pildil on hing digitaalkunstis. Hästi ütleme, et universumis on tõepoolest eksisteerivad meeltega tajutavad ja meeltega mittetajutavad reaalsused. Aga kuidas inimene, kellel on hing ja ihu, sellesse skeemi sobib? Kas inimese põhiolemus kuulub meeltega tajutavate või meeltega mittetajutavate nähtuste kilda?
oletan, et osad kuulajad osutuvad põrandaalusteks platonistideks, sest nende kiusatus on väita mõistagi hing. Ja teised osutuvad krüptomaterialistideks, öeldes mõistagi ihu. Platon arutles pikalt ja põhjalikult hinge küsimust ning järeldas, et hing oligi inimene. See tähendab, inimese põhiolemus oli hing, mis tarbis siis ihusid oma konkreetse, individuaalse ja nähtava vormi võtmisel. Platon õpetas sedagi, et hinged preeksisteerisid, see tähendab, hinged eksisteerisid enne ihusid. Ja need preeksisteerisid meeltega mitte tajutavas maailmas. Kuid rahutud hinged tahtsid ise olla, sõltumatud ja vabad, just nagu jonnakad teistmelised. Ning seetõttu kaotasid nad oma tiivad, mis tavatsesid neid viia kõige algpõhjus ehk Jumala ligi, langesid materiaalsesse sfääri, sattusid lõputult varieeruvatesse kapslitesse, mida nimetatakse ihudeks, Phaedros 245. Ühesõnaga, praegusel ajahetkel on hinged oma olemuselt midagi vaimset ja jumalikku, mis on ajutiselt sattunud mittevaimsetesse kehakestadesse. No mõistagi tahavad hinged tagasi sinna jumalikku üliilusasse sfääri, kus nad on pärit. Just nagu teistmelised tahavad koju, kui nad oma eksirännakutest on pettunud. Hinged tahavad vabaneda oma materiaalsetest vangikongidest. Nimelt Platoni Kraatolos 400 nimetab ihu vangikongiks ja hauaks. Selleks aga peavad hinged kõigepealt taipama, et nende päris kodu ei olegi siin, näiliselt nii kütkestavas maailmas. Nad peavad taipama, et nad on oma olemuselt jumalikud ega kuulu päriselt siinpoolsusesse. Platon huvituski eelkõige küsimusest, et kuidas hinged saaksid alustada oma retke tagasi jumalikku sfääri, et kuidas seda kojutuleku protsessi käima saada, mis oleks see life hack, mis tooks kadunud eksleva hinge tagasi selle päris kodusse. Hetkel puudub aeg süveneda Platoni koopia allegooriasse Politeia 7. raamatus, mis seletab seda hinge ärkamise ja koju mineku alguse asja. Ütleme vaid nii palju, et hing, mis on pimedas koopas, see tähendab ihus, materiaalses, varjude maailmas, peab ringi pöörduma, konversio, ja koopast välja tulema ning veeduma, et päikeseline maailm ongi see kõige tõelisem maailm. Kuid et see saaks juhtuma hakata, peab hing end kõigepealt puhastama ja kõigest materiaalsest lahti ütlema. Kuidas see protsess siis Platonil käis? Esiteks, hing peab taipama, et midagi on valesti, et ta on langenud, et ta elab nii-öelda vales kohas, muutuvas materiaalses maailmas, maal, kus ta tegelikult elada ei taha. Täpsemalt, hinge ratsionaalne osa ehk mõistuse silm peab hakkama eristama selle vahel, mis on tõeline ja ajatu ning mis on ajalik ja näiline. See on ärkamine tõelise tunnetusele ning see toimub ilu nägemisel ja eriti taevakodu ilu mäletamisel, mis paneb siis hinge ühtlasi selle järel taas igatsema, eros. Seejärel peab hing lahti ütlema kõigest ajalikust, materiaalsest ja mööduvast ning end uuesti ühendama kõige reaalsemaga, suured tähed. Teisisõnu, hing peab koopast välja tulema. Selle toimumiseks on lisaks intellektuaalsele puhastumisele vajalik ka moraalne puhastumine ehk vooruste omandamine ja praktiseerimine. Ja kolmandaks, alles siis, kui hing on puhastunud nii intellektuaalselt kui moraalselt ning öelnud lahti kõigest muutlikust, kõigest ebareaalsest, jõuab hing koopast välja päikesevalguse kätte ehk transcendentaalse Jumala kaemuseni, visio beatifica. Kolmandas faasis saavad sõnad ja mõtted otsa. Jääb vaid vaikiv apofaatiline taju üheks saamisest kõige kõrgema reaalsusega. Nüüd enne, kui lähme filosoofiaga ajas edasi, võtame kokku platoonilise pärandi ehk teatud põhiideed, mida varakristlased siis omakorda kasutasid valikuliselt oma eesmärkidel, oma uskumuste väljendamiseks ja eriti oma spiritualiteedi kujundamiseks. Mis siis Platonilt ülevõtmise vääriliseks arvati? Esiteks, eristus meeltega tajutavate ja meeltega mittetajutavate reaalsuste vahel.
teiseks arusaam, et hing, mis pärineb intelligiibsest maailmast, on inimese põhiolemus. Ent see on jäänud materiaalse maailma lõksu ja on hakanud igatsema oma vabanemist ja tagasipöördumist. Kolmandaks, arusaam, et hinge tagasipöördumine toimub läbi intellektuaalse ja moraalse puhastumise, askeesis, kuni jõutakse Jumala kaemuseni, teooria. Ja neljandaks, arusaam, et kontemplatiivses Jumala kaemuses, jutumärkides, näeb hing ehk hinge ratsionaalne silm Jumalat, ometi nii, et Jumal jääb transcendentaalseks, taipu ületavaks ning sõnades väljendamatuks reaalsuseks. Nii, kõik teavad, et ligikaudu 300 aastat peale Platoni surma, see on siis ajal, mil tekkis kristlus, valitsesid akadeemias teised moesuunad nagu stoikud, epikuurlased ja skeptikud. Pisut enne meie ajaarvamise algust leidis aga aset platonismi renessanss ja seega nähtus, mida tuntakse keskplatonismi nime all. Liide kesk tähendab vahepealset entiteeti siis algse platonismi ja uusplatonismi vahel. See termin on muidugi moodne leiutis, sest ükski keskplatonist ei teadnud, et ta on keskplatonist ja mitte tavaline platonist. Igatahes, üks nimekamatest nii-öelda keskplatonistidest ehk Alkinus või Noos, kes kirjutas platonismi käsiraamatu pealkirjaga Didaskalikos, rõhutas eriti kõige kõrgema jumaluse transcendentaalsust. Jumal ei ole mitte ainult raskesti taibatav, Jumal on arreetos. Alfa privatiiv tähendab, millest ei saa rääkida. See tähendab, et kõige kõrgemast rääkimiseks ja mõtlemiseks ei sobi õieti mitte midagi, mis leidub mittevaimses finiitses maailmas. Olgu need siis sõnad, võrdumid, analoogiad või mõttemudelid. Kõik see on küündimatu ja kõik see ei ole transcendentaalse Jumala vääriline. Jumal on alati rohkem, midagi enamat, kreeka keeles hyper ja ladina keeles plus qua. Muide, keskaegne müstik Pingeni Hildegard avaldas sõnastiku sõnadest, millega sõnul seletamatust Jumalast rääkida. Pealkirjaks pani ta lingua ignota, tundmatu keel, 1011 väljamõeldud sõna. Ja paar näidet on ekraanil, mida ma ei hakkasi ette veerima. Kuid häda on selles, et isegi väljamõeldud salapärased sõnad on ikkagi ja paratamatult ainult sõnad. Sama piiratud, sama abitud nagu kõik teisedki sõnad. Ja nende abil ei jõuame Jumalale karvavõrdki lähemale kui teiste sõnade abil. Aga see selleks. Lisaks apofaasise totaliseerimisele lisasid osad keskplatonismid veel midagi, mis sai varakristliku spiritualiteedi põhielemendiks, tekstuaalsuse. Mis see võiks tähendada? Esimesel sajandil tegutses Aleksandrias juudi keskplatonist Philon, kes geniaalselt ühendas heebrea usundi platonismiga, uskudes tõsimeeli, et mida Platon õpetas, pärines tegelikult Mooseselt. Kronoloogilises mõttes on see tõepoolest võimalik, aga ajaloolises mõttes mitte eriti. Nimelt propageeris Philon sellist heebrea pühakirja lugemist, mis otsis nähtava kirja taha ja tagant nähtamatut reaalsust. Taolise tõlgendusviisi nimeks on kujundlik ehk figuratiivne ehk allegooriline eksegees. Piibel sai pühakirja tekstile põhineva spiritualiteedi lahutamatuks osaks. Ja see fakt ei muutunud, kui kristlased lisasid pühakirjale Uue Testamendi raamatud. Nendegi hingeharidus põhines suuresti teksti mediteerival allegoorilisel lugemisel ja vaimulike tähenduste otsimisel kirjatähend tagant. Juudi õpetlasena väitis Philon veel midagi olulist, nüüd läks natuke endast ette siin. Kui platonismis oli langenud hing jäänud oma pead, üksinda ja abita, sest just nii oli ta soovinud, siis heebrea religioonis ei mõeldud langenud hingedest kui lootusetult omapäi ja hätta jäänud entiteetidest. Looja Jumal erinevalt platoonlikust ülitäiusest muretses oma loodu pärast. Ta tuli oma armuga kadunud hingedele appi. Philon kirjutas, tsitaat, inimhing ei küüniks kunagi Jumala mõistmise ja tunnetamiseni, kui Jumal ise talle appi ei tuleks ja ei ülendaks teda määral, mis inimloomuse puhul on võimalik.
traktaat erilistest käskudest 1.36. Siinkohal ei ole vaja just suurt ettekujutuse võimet nägemaks, et kristlik spiritualiteet rõhutas just sedasama mõtet, kuigi kristlastele omasel moel. Jumala arm jõuab kadunud hingedeni Jeesuse Kristuse lunastustöö läbi. Näiteks väidab Evagrios, et tõeline kontempleerija vajab Jumala armuabi, mis hingaks temasse üleloomulikku valgust. Traktaat Mõlgutused 2. Niisiis varakristlik mõtlemine võttis keskplatonistidelt üle arusaama esiteks Jumalast kui hoomamatust realiteedist, keda siiski sai osaliselt taibata pühakirja abil, see on teiseks, ja kolmandaks Jumala armu toel. Järgmiseks uusplatonistid. Uus- või neoplatonism on taas uuema aja termin, millega tähistatakse siis Platoni interpreteerijaid alates 3. sajandist. Augustinuse jaoks olid nad lihtsalt moodsad filosoofid, et Civitate Dei 8.12. Selle koolkonna rajajaks peetakse Plotinost. Üks mu jutumärkides taibukatest tudengitest sealpool ookeani kirjutas: Plotinos oli filosoof, kellel oli palju mõtteid. Jubet, nagu öeldakse. Aga igaks juhuks ja enne kui tuleme tema paljude mõtete juurde, teeme endale veel kord hästi selgeks, et Plotinos ei olnud kristlane. Kuigi ta oli kristlasest Origenese kunagine klassikaaslane. See tähendab, neil oli ühine õpetaja Ammonius Sakas. Teisisõnu, kuigi tema paljud mõtted on vahel äravahetamiseni sarnased kristlike arusaamadega, ei ole need oma originaalses taustsüsteemis siiski samased kristlike tõekspidamistega. Et asjast saada paremat ettekujutust, vaatame kõigepealt üht lihtsustatud ajajoont. Esiteks keskplatonism, see on siis skeptitsismi ülgamisest akadeemia poolt kuni Plotinoseni ja uusplatonism selle rajajast Plotinosest kuni akadeemia sulgemiseni aastal 529. See tabel jääb siia silmade ette ja siis mõningad kommentaarid. Kronoloogia on ülioluline asja taipamiseks. Esiteks, nagu skeemilt näeme, platonism on kohe kõvasti varasem kui kristlus. See tähendab muuhulgas, et algselt ei olnud mingit kategooriate vaba ja filosoofiat sõltumatult puhast kristlust, mis oleks hiljem tasapisi nakatunud paganliku mõttelaadiga, see oleks siis von Harnacki tees. Vaid filosoofilised ideed olid kristluse osaks algusest peale. Võrdsus ju kristlus hellenistlikust juutlusest. Tõsi, eksisteerisid poleemilised väited, näiteks vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuseõpetuse abil, diates filosophias, Kolossa 2.8. See on muide ainuke kord, kui Uus Testament kasutab sõna filosoofia. Kuid samas võeti omaks näiteks platoonlik antropoloogia ilma igasuguse poleemikata. Inimesel on mis? Vaim, hing ja ihu. 1. Thessalonika 5.23. Teisisõnu, kreeka keel ja filosoofilised mõisted eksisteerisid enne kristlust ja kristlus kasutas neid just nagu igasugu teisi kultuurilisi ja mõtteloolisi väärtusi. Isegi kui alati kõigega ei nõustutud, mida filosoofia juhtus pakkuma, siis kas pole nii, et arukas mittenõustumine eeldab vaadete teadmist ja vaadetest arusaamist? Teiseks loodan, et see skeem annab pisut selgema pildiga tõsiasjast, et uusplatonism ei saanud olla kristlike vaadete põhjustaja, sest see on hilisem nähtus kui kristlus. Küll aga kujundas vähemalt teatud määral uusplatonism kristluse arusaamasid oma veendumustega, eriti just müstilises teoloogias. Kolmandaks ja nüüd pisut üldisemad kommentaarid. Mõjutused ei olnud ühesuunalised. Uusplatonismi areng sõltus aja jooksul üha rohkem kristlikest mõtlejatest. Pärast Prokluse surma aastal 485 hakkas uusplatonism kui selline tasapisi hääbuma. Kui keiser Justianus sulges akadeemia aastal 529 ja konfiskeeris selle varad, põgenesid filosoofid Süüriasse või Pärsiasse ja tulid sealt hiljem osaliselt tagasi Rooma, ilma õiguseta õpetada ja oma ideid levitada. Küll aga elasid filosoofide ideed õdusalt edasi platoonlikus kristluses. Ja 4. kommentaar,
vaatamata mõttekäikude sarnasusele, ei olnud varakristlik kogukond ja uusplatonism just suured sõbrad. Ikka ja jälle üritati vastastikku näidata, et just see teine ei saanud asjast õigesti aru. Porfüürios, kes oli nooruses olnud Origenese õpilane, pöördus kristluse vastu ja kirjutas hilisantiigi kõige kuulsama antikristliku 15 raamatulise Contra Christianus. Hiljuti avaldatud 6-köitelise teatmeteose Brill Encyclopedia of Early Christianity 2024 andmetel komponeerisid ajavahemikul 4. kuni 16. sajandini 32 kristlikku autorit Porfüüriosele vastulause. Eks väga sarnaste vaadete puhul on see lähedast leidjate kriitika alati kõige tulisem. Aga aitab kommentaarides, see aitab luua nagu pilti sellest ajajoonest, millest me räägime. Plotinos ja tema filosoofiliste ideede pakett on spiritualiteedi jaoks eriti oluline selle poolest, et tal olid korduvad Jumala kaemuse kogemused. Tema õpilase Porfüüriose teoses Vita Plotini on järgmine lõik, see on number 23, ma tsiteerin. Plotinose ülimaks eesmärgiks oli jõuda tagasi Jumala juurde. Sel ajal, kui mina, Porfüürios, olin temaga, koges ta Jumalaga, jutumärkides 9 saamist 4 korda. Kui Platon oli muretsenud peamiselt selle eest, et hing hakkaks tagasi koju igatsema ja et kuidas see protsess võiks alguse saada, siis Plotinos keskendus selle protsessi lõppeesmärgile, Jumala kaemusele enesele. Ta pidas oma Jumala kaemusi müstilisteks. Miks? Sest nendel imelistel põgusatel hetkedel kadus vahe objekti ja subjekti vahel, Ennead 6.9.3. Jumaliku hinge ja jumaluse ehk ühe suure tähega, ehk ürgühe, ehk ülisäiuse vahel, kreeka keeles kõik teavad, on see hem. Jällegi pilt on enam kui 1000 sõna ja ekraanil on üks enam-vähem adekvaatne skeem, mille leidsin kohast, kus me ikka igasuguseid asju leiame, internetist. Kastikestes on monistliku süsteemi eri reaalsuste nimed. Esiteks on meil siis meeltega mittetajutav ehk jumalik reaalsus ja see on 3-kordne, need on need 3 kastikest üksteise all. Ja see koosneb tasanditest ülevalt alla, mis on olemuslikult seotud. Transcendentaalne, arreetos ja võrreldamatu üks, mis kunagi ei puutu kokku paljususega ja materiaalse tasandiga. Teisisõnu, jumaliku sfääri nii-öelda tagatipus on hoomamatu reaalsus, mis on siis olemise täius ja ühtlasi kõige olemasoleva allikas. Plotinos selgitab, enne paljusust peab olema üks, millest lähtub ka paljusus, Ennead 5.3.12. Siis tuleb intellekt, see on siis teine aste selles jumalikus sfääris, ja sellel tasandil eksisteerivad universaalid, need kastlased, mitmed erinevad ideed Jumalal mõttes, ainsus ja paljusus, millest johtuvad siis kõik partikulaarsed nähtused. Ja 3. aste selles jumalikus sfääris on maailma hing, millest siis omakorda tulevad individuaalsed hinged. Seejärel tuleb meeltega tajutav reaalsus ehk kõige madalam tasand, mis oleks siis materiaalne maailm ja individuaalsed hinged, kes oma uhkuse, tolma tõttu ja soovi tõttu olla sõltumatud, on langenud kehade vangistusse. Plotinos kirjutas, kurjuse allikas on algses eraldumises, himus ise olla, Ennead 5.1.1. Paradoksaalselt hingede kinnijäämine meeltega tajutavasse maailma äratab nendes selle vastupandamatu soovi kaotatud taevase päriskodu järele. Eriti kui hinged jõuavad äratundmisele, kes nad siis õigupoolest on. Osakesed jumalikust maailmast, osakesed maailma hingest. Loetletud erinevad tasandid on omavahel seotud lõppematus alla ja ülespoole liikumises, protsessis, mille käigus üks jääb muutumatuks. Uusplatoonliku diskursuse kohaselt emanatsioon ehk väljakiirgus, pro-odos, see on siis nooled allapoole, ja tagasipöördumine ehk sissekiirgus, epistrofee, nooled ülespoole. Siin tuleb küll teha väike täpsustus selle pildi kohta, sellepärast need nooled ei käi selle asja kõrvalt, vaid need käivad läbi nende samade astmete ja kastide. Nii et see ei ole mitte mingi sõltumatu tagasipöördumise protsess, vaid seda sama hierarhilist astmepidi tuleb siis kõige kõrgemale läheneda.
no meie teema jaoks on oluline meelde jätta see kahesuunaline liikumine. Langus, emanatsioon, ühesusest saab paljusus, vaimsest saab materiaalne. Ja tõus, tagasipöördumine, paljususest saab taas ühesus, materiaalsest vaimne. Nii hästi, Plotinos kirjeldab ühtlasi oma langenud hinge hetkelisi Jumala kaemusi, näiteks Enneads 4:8-1. Tõsi küll, kuna Jumala kogemus on sõnul kirjeldamatu, siis kirjeldab Plotinos ainult seda, mida saab kirjeldada, nimelt enda kui kogeja subjektiivset seisundit. Aga siinkohal tasub tähele panna vähemalt 3 mõtet. Esiteks, Jumala kaemusel on šansse aset leida hetkel, kui hing kontempleerib oma algallika üle. Tunnetaja ja tunnetatu on veel eraldi. Plotinos selgitab, et kui müstiline Jumala kaemus juhtub, siis see juhtub äkitselt, ex aifnes, ja nii, et ta ei teagi, kuidas. Teiseks, toimub hetkeline ekstaatiline üheks saamine, henosis, ülitäiusega, mille jooksul siis korraks kaob tunnetaja ja tunnetatu erinevus. Enam ei ole individuaalset eneseteadvust, vaid ainult valdav kõiksuse kohalhoiu taju. Ja Plotinos üritab öelda ütlematut, ma tsiteerin. Ühest ei ole võimalik teadlikuks saada, ei teadmise ega vaimse mõistmise läbi, nagu kõigist teistest mõtteobjektidest, vaid üksnes kohaloleku tajumise läbi, mis on kõrgem kui teadmine. Enneads 6:9-4. Ja kolmandaks, Jumala kaemusel on kiire lõpp, eksisteerides veel oma ihus, langeb hing kohe tagasi oma tavaolekusse, ent rikkamana ja oma jumalikku olemust paremini tunnetavana kui varem. Enneads 6:9-3-10. Niisiis Plotinos kirjeldab seda, millele Platon ainult vihjas. Jumala kaemust visio beatifica. Kuid just nagu Platon, nii leiab ka Plotinos, et Jumala kaemuse esiletulekuks või juhtumiseks on vaja hoolega valmistuda. Nagu ta eelkäijatki, rõhutab Plotinos moraalset ja intellektuaalset puhastumist. Ja lubage, ma tsiteerin siin tema sügavamõttelisi sõnu, kellel kõrv on, see kuulgu. Tõmbu enesesse ja vaata. Ja kui sa ei leia end kauni olevat, siis just nagu skulptor, kes eemaldab materjali ühest kohast ja silub teisest, et kuju tuleks kaunis, nii ka sina pead kõrvaldama endast kõik üleliigse, kõik kõverused ja tumedad laigud ja mitte enne järgi jätma, kui jumalik vooruste kuma hakkab su elus helendama. Enneads 1:6-9. Mõte on selles, et hing ei saa näha ilu suure tähega, enne kui ta ise muutub ilusaks. Pangem tähele, et Plotinos räägib siin siiski hinge enese ponnistustest, vabaneda mateeriast. Platoonlik ülitäius otseselt ei tegele taoliste asjadega. See eksisteerib oma kõrgemas sfääris, on absoluutselt täiuslik ega huvitu mingilgi moel langenud maailma probleemidest. Mure hingede pärast oleks ülitäiusele theoprepes, Jumalale mitte sobilik. Ja ehk lubate siin kasutada materiaalset uusplatonismile mittekohast võrdlust magnetist, mis tõmbab metalliosakesi enda ligi lihtsalt sellepärast, et ta on magnet. Hinge olemine ihus on kui olemine magneetilises insulaatoris, mis osaliselt neutraliseerib magnetvälja mõju, kuid ainult osaliselt, sest varem või hiljem kipuvad metalliosakesed tagasi magneti juurde ja hinged tagasi ülitäiuse rüppe. Hästi, teeme nüüd järjekordse vahekokkuvõtte. Plotinos oma Jumala kaemuse ja selleks valmistumise kirjeldusega pakkus kristlastele terve hulga ideid, jah, palju mõtteid, kõnekujundeid ja sõnavara. Näiteks ja muu hulgas hinge langemine uhkuse tõttu, hinge tagasipöördumine, algallikasse suubumine, ekstaatiline Jumala kaemus, ülitäiusega üheks saamine ja apofaatiline diskursus kui sobivam viis sellest kõigest rääkida. Ja neid mõttepunkte on enda jaoks vaja registreerida, kui soovime taibata, mida siis platoonilisest spiritualiteedist võeti ja mida jäeti.
Loengu alguses mainisime seoses Platoniga kolmefaasilist hinge ärkamise ja tagasipöördumise protsessi. Ja värskendame veel korraks oma mälu ja nimetame neid veel kord. Hinge ärkamine oma jumaliku päritolu tunnetamisele, intellektuaalne ja moraalne puhastumine ja Jumala kaemus. Tõsi, need 3 faasi ei olnud mingisugused kindlapiirilised astmed, vaid lähendid, mida siis erinevad filosoofid kasutasid isemoodi ja kirjeldasid seda protsessi ka siis neile omase sõnavaraga. Kuid sellise 3-astmelise toorskeemi võiksime siiski meelde jätta, sest kristlik spiritualiteet kasutas tõepoolest analoogset mõttemustrit. Nimelt juurutas 2.–3. sajandi kuulus teoloog Origenes, veel kord Plotinuse kunagi klassikaaslane ja tehnilises mõttes kristlik keskplatonist, selle 3. skeemi teadaolevalt esimesena ka kristlusesse. Ja esimene aste on siis puhastumine ning kristluses tähendas see meeleparandust ja ristimist, mis alustas siis Jumala sarnasuse taotlemise protsessi ja askeetluse läbi pahede suretamist ja vooruse taotlemist. Teine aste oli valgustamine või valgustus. Hing taipab, et tal ei ole siinpoolsuses jäävat linna, nagu ütleb Hebra kiri 13.14, sest ta kuulub oma loojale ja peab olema tema juures. Ja selle taipamine on olukorra õige hindamine. Ja 3. aste on siis kontemplatsioon, Jumala armust antud kaemus ehk jumalikustumine, theosis, Jumalaga üheks saamine. Keskaegses vaimulikus kirjanduses, kus varakristliku müstilise teoloogia ideed lausa plahvatasid, tunti neid 3 faasi järgmiste nimetuste all. Via purgativa, via illuminativa ja via unitiva. Ja neid termineid nagu ei peakski tõlkima. Ühtlasi leiti 3 jaguvusele huvitav kujundlik põhjendus. Nimelt mainib ülemlaul 3 suudlust, mida peigmees pruudile annab. Nagu teate, tõlgendati ülemlaulu erootilist armastust hinge ja Jumala vahelise armastusena. Esimesed 2, jalgade ja käte suudlemine, tähendas munklikus kujundlikus eksegeesis mõttemaailma puhastumist ja vooruste harrastamist. 3. suudlus suule, ülemlaul ütleb, jooda mind oma suusuudlustega, 1-2, tähendab siis vahetut suhet Jumalaga. Ja siit tuli siis via purgativa, via illuminativa ja via unitiva. Pannes teie kannatusproovile, nimetame veel ühte tegelast. Pontus Evagriost, 4. sajandi vaimuliku geeniust, üht kontemplatiivse traditsiooni põhirajajat. Ja ekraanil on pilt, mis leidub Jeruusalemma Armeenia kiriku patriarhaadi kogus olevast käsikirjast 285 aastast 1430. Rääkides hinge kasvamisest Jumala poole ja Jumalasse, järgis Evagrios suures osas Plotinuse ja Origenese 3 skeeme, kuid lisas sinna õige suure hulga munklikku tarkust ja omapoolseid edasiarendusi. Platon ja Aristoteles olid eristanud praktilise ja teoreetilise elu vahel, bios practicos ja bios theoreticos. Ja Evagriose versioonis oli see järgmine. Praktikee on askeetlik vooruste taotlemine, mis toob endaga kaasa siis sisemise rahu ja vabaduse. Ja theoreetikee on kontemplatsioon, mis viib Jumala kaemuseni. Need 2 sümbiootilist põhietappi on õieti osa 3-astmelisest hinge teekonnast. Esiteks, oma kõige tuntumas askeesi puudutavates traktaatides pani Evagrios suurt rõhku esimesele faasile, mis kätkeb endast maailmast eemale tõmbumist, mida tuntakse siis mõistega anakoreesis või anahorees all, askeetliku ihu ja meelte puhastamist, kurjadest mõtetest, logismoi vabanemist, loodud reaalsuste üle mediteerimist ja vooruste arendamist. See on esimene faas. Siis teine, kõik see andis pikapeale vabaduse irratsionaalsetest ihadest, apatheia, mis oleks siis teine faas või seisund. Askeetlikus kirjanduses ei ole aga apatheia mingisugune ükskõiksus või apaatia, vaid pigem sõltumatus kõigest sellest, mis Jumala poole püüdlemist kuidagi takistab. Apatheia saabub, kui askeetlik elu on olnud edukas, kui praktikee on kandnud vilja.
Evagrios kutsubki apatheiat nii-öelda praktilise elu õieks, mis on omakorda siis hesüükia ehk meelerahu saabumise eeltingimus. Kolmanda faasi ehk teoloogia või gnostikee puhul mainib Evagrios kõigepealt puhast ehk kujundite vaba palvet, mis kulmineerub Jumala kaemuses ja Jumalaga üheks saamise kogemuses. Taoline kohati lausa objekti sulav tunnetuskogemus ehk müstiline üheks saamine, henosis mystikee, oli askeetliku puhastumise ja hinge kontemplatiivse keskendumise kõrgeim eesmärk. Aga Evagriose kontemplatiivsest spiritualiteedist ehk mõni teine kord, sest täna on meie eesmärgiks rääkida siiski platoonilise ja varakristliku spiritualiteedi sarnastusest ja erinevustest. Kui nüüd keegi soovib esitatud kolmese skeemide põhjal visalt väita, et kristlik spiritualiteet on puhas platonism või ristitud platonism, siis ta teab küll üht-teist, aga mitte küllaldaselt ja mitte piisava selgusega. Sestap tuleksimegi varakristliku ja platoonilise spiritualiteedi võrdluse juurde, eriti just nende oluliste erinevuste juurde, sest sarnasustest oleme üht-teist juba tähendanud. Mitmed kristlikud põhitõed, näiteks Jumala lihaks saamine, ihude ülestõusmine, armu läbi õndsaks saamine ning maailma lõpp ja taevariigi tulek ei sobinud platonismiga kohe üldse, ükskõik mis sorti see juhtus olema. Hingede päritolu küsimus nõudis samuti tõsist kristlikku redigeerimist, enne kui osutus vastuvõetavaks, sest hinge ei peetud tükikeseks jumalusest, individuaalseks maailma hinge emanatsiooniks, vaid Jumala loodud reaalsuseks, kreatuuriks, ja Kristuses hakkas see seisukoht domineerima 4. ja 5. sajandi paiku. Kui me nüüd võrdleme kaht mõttesüsteemi, siis meie argument ei ole, et üks on parem kui teine, vaid pigem meie argument on, et üks ei ole teine. Vaatluse all on suured põhimõtted ja mitte peenhäälestust nõudvad detailid. Eesmärgiks on näidata, et varakristlik spiritualiteet siiski ei ole pelgalt ristitud platonism. Esiteks, alustame juba tõdemusest, et kristlaste vana testament on suures ulatuses vanem kui Platon ja platonism. Ideede ammutamiseks pöördusidki kristlased oma pühakirja poole palju sagedamini kui platonismi poole. Seega mitmed ideed ja kujundid, mis leiduvad küll ka platonismis, pärinevad algselt just pühakirjast. Ja ma tooksin mõned konkreetsed näited. Pühakirja Jumal on transcendentaalne Jumal ja tema olemus jääb lõpuni mõistetamatuks. Juba rohkem kui 2 sajandit enne Platonit ütleb Hiobi raamat. Kas sa suudad leida Jumala sügavuse või tahad sa jõuda kõige vägevama täiuseni? Need on kõrgemad kui taevad. Mida sina suudad teha? Sügavamad kui surmavald. Mida sina sellest tead? Nende mõõt on pikem kui maa ja laiem kui meri. See on siis Hiobi 11.7. Ja peaaegu 400 aastat enne Platoni ütles prohvet Jesaja. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. 55.9. Ja pühakiri olekski esimene oluline punkt. Kõigepealt ma nimetan siis, mis platonism õpetas ja siis, mis kristlus õpetas, nii et vastandame need üksteisele. Platonistidel ei olnud pühakirja, teoloogiliselt normatiivset pühakirja, kuigi mõnedki pidasid suurt lugu Delfi ehk Kaldea oraaklitest ehk jumalatelt esile manatud vastustest ja hilisemad platonistid pidasid mõistagi lugu Platoni töödest ja nende kommentaaridest. Filosoofiliste arutelude lähtepunktiks kasutati tõepoolest tekste, aga nendel tekstidel ei olnud sakraalset staatust, vähemalt mitte ametlikult ja mitte enamuse jaoks. Kuid nagu juba tähendasime, kihlas juudist keskplatonist Filon teatud platoonilised mõttemudelid Heebrea pühakirjaga ja kristlasest Origenes omakorda nii vana kui Uue Testamendiga, see tähendab kristliku pühakirjaga. Seega veel kord, kristlik spiritualiteet oli erinevalt platoonilisest spiritualiteedist tekstipõhine ja seda tähendus pühakirjapõhine. Taolist üliustavust tekstile ei suutnud sugugi sallida näiteks uusplatonist Porfüürios,
kes tundis kristlaste pühakirja hästi, aga pidas seda vasturääkivaks ja eksitavaks. Samuti osutusid kõnekujundid ja pildid, mida kristluses kasutati transcendentaalse Jumala kirjeldamiseks ja mis võeti Vanast Testamendist väga sarnaseks platoonilisele diskursusele. 6. sajandist enne meie aega pärit teine Moosese raamat, see on siis 2 sajandit enne Platonit, kirjeldab 19. ja 20. peatükis käsulaudade andmist Moosesele ja kasutab sõnu paks pilv, suits, müristamine, pimedus. Mitte, et kohutavad loodusnähtused viisid Jumala uskumiseni, vaid et Jumalat, keda juba usuti, kirjeldati nähtuste abil, mis andsid edasi selgelt nägemise ehk lõpuni taipamise võimatust. Taolised sõnad esinevad ka teistes piibliraamatutes. Jumalat kohatakse pimeduses, läbipaistmatus pilves ja suitsus. Ja jällegi annab see kõik edasi mõtet, et Jumal on arreetus. Temast ei saa adekvaatselt kõneleda, teda ei saa lõpuni taibata, teda tajub vaid ähmaselt. Ehk paljud teavad, et kuulus keskaegne anonüümne inglisekeelne traktaat kannab pealkirja The Cloud of Unknowing. Müstiline mitteteadmine, kokku kirjutatult, ei ole mitte teadmine, lahku kirjutatult ehk agnostitsism, vaid teatud sorti apofaatiline teadmine, mis tajub inimkeele ja mõtte lootusetut piiratust. See on enamat kui mõtlemine, see on mõtteülene, hypernoesis, nagu ütleb Plotinus. Seega esimene asi, mida peaksime meeles pidama varakristliku ja platoonilise spiritualiteedi võrdlemisel, on, et kuigi kasutati sarnast kõnepruuki, ei õppinud kristlus kõnekujundeid mitte areopaagi ja akadeemia keelekasutusest, vaid peamiselt ikka Heebrea pühakirjast. Teiseks, platonismis peeti hinge osakeseks Jumalast. Täpsemalt väljendudes Plotinus väidab, et hing on pärit jumalikust maailmast, Enneats 4.2.1, ja on igavene jumalik entiteet, 4.3.2. Seega ei ole inimese hing, või õieti selle kõrgem osa, mida me tavaliselt kutsume vaimuks, õieti kunagi täielikult kaotanud kontakt jumaliku sfääriga ehk maailma hingega. See tähendab omakorda, et pöördudes iseenda sisse, keskendudes iseendasse, pöörduti selle poole, mis juba oli jumalik. Kas ei näita seda ka Plotinuse väidetavalt viimased sõnad? Juhi endas olev hea tagasi jumalikku kõiksusesse, viitab Plotini 2.26. Hilisem neoplatonism arvas siiski teisiti, uskudes, et hing on kaotanud oma kontakti jumaliku maailmaga ja teurgia peab aitama tal seda uuesti leida. Kristlus tundis samuti suurt huvi hinge küsimuse vastu, alates esimesest teadaolevast traktaadist, Tertullianuse de animast ja Origenese märkusest, et tema küll ei söönda hingest traktaate kirjutada, tema Apoloogia 8. Kuid erinevalt platonismist ja alates Lactantiusest peab kristlus hinge Jumala loominguks, mitte loomupäraselt jumalikuks, vaid Jumala loodud realiteediks, mis ei ole ontoloogiliselt Jumalaga sarnane. Sellest järeldub, et keskendudes iseendasse ei kohta me veel Jumalat või midagi jumalikku, mis neid automaatselt ühendaks kõrgemate sfääridega. Hing on loodud ex nihilo ega emaneeru looja Jumalast. Ja see on tõepoolest väga põhimõtteline erinevus, millel on hingeharidusest rääkides olulised järelmid. Hinge olemusest, see tähendab selle ontoloogiast, ei saadud aru ühtmoodi. Ja erinevus ei olnud ainult platonismi ja kristluse arusaamiste vahel, vaid ka nende maailmavaadete sees. Esimene asi, mis üks 4. sajandi platoonlik kristlane Emesa Nemesius ütleb hinge kohta on, ja ma tsiteerin, peaaegu kõik antiikmõtlejad saavad hingest aru isemoodi, de natura hominis 2. Ja kristluses ei olnud hinge päritolu osas samuti mingit konsensust enne patristilise perioodi lõppu. Alles aastal 553 sai keiser Justianus oma kirjas 5. oikomeenilisele kirikukogule kindlalt väita. Kirik õpetab, et hing luuakse koos ihuga. Aga sellegipoolest jääb eelpool öeldud tõeks platonismi ja klassikalise kristluse osas. Kolmandaks,
kuna platonismis peeti hinge jumalikuks, siis ühtlasi arvati, et inimene oli oma põhiolemuses mittemateriaalne olevus. Ehk lihtsustatult inimene oli tema hing. Ihust kui mittevajalikust ajalisest piirangust tuli lahti saada. Juba Platoni Phaidon 66 väitis, et ihu takistab hinge Jumalat tundmast ja jumalikke asju taipamas. Kristlik traditsioon seevastu rõhutas psühhosomaatilist antropoloogiat. See tähendab inimese terviklikkust, mis koosneb nii ihust kui hingest. Isegi kui hinge eelistati ihule, eriti askeetlikus traditsioonis, ei põlatud ihu totaalselt ära, sest see oli ikkagi Jumala looming. Inimene on tema ihu ja hing. Ja kui keegi siinkohal protesteerib, et Uus Testament räägib ju tõepoolest hinge päästmisest, siis ta teadku, et seda võib võtta kõnekujundina sünektoh, ehk hinge all mõeldakse inimest kui psühholoogilist tervikut. Asi on selles, et kristlased ei usu ainult hinge surematust, nagu platonistid, vaid ka ihude ülestõusmist, nagu seda tunnistavad Nikaia ja apostlik usutunnistus. Kui platonismis üritas hing pageda ihust, siis kristluses oodati nii ihu kui hinge lunastust. Näiteks ütles Augustinus: mida ma igatsen, on terviklik lunastus. Ma ei taha, et mu ihu, kui midagi võõrast ja juurde lisatut, minult igaveseks kistaks. Tahan, et mu ihu kui osa mu tervikust lunastataks. Tema jutlus 34. Neljandaks. Platooniline ülitäius ei ole materiaalse maailma looja, vaid madalamad reaalsused emaneeruvad sellest nii-öelda poolautomaatselt. Plotinos pidas mateeriat kurjuse algprintsiibiks ehk arkeeks, näiteks Ennead 1.8.5. Kuigi hilisemad neoplatonistid leidsid, et niisugune arusaam lõhub kõige üks olemist. Igatahes Plotinos arvas, et kuigi hinge tagasipöördumine, anabasis või anagogee, võib alata ilu nägemisest nähtavas maailmas, on eesmärgiks ikkagi nähtava materiaalse maailma mahajätmine ning jõudmine puhta intellekti juurde, suured tähed, Ennead 5.4.1. Seega nähtavast maailmast ärapöördumine on hinge päris koju tagasituleku eelduseks. Kristlus aga räägib koguni kogu loodu, see tähendab materiaalse maailma lunastamisest ja mitte sellest hülgamisest ja sellest alatiseks põgenemisest. Rooma 8.21 väljendab lootust, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest. Ja see oleks siis 4. erinevus. 5. Platonismis otsib hing oma jumaliku päritolu tõttu ise tagasi teed oma algallika juurde. Kuigi kõige kõrgem hüve on iseenesest leebe, lahke ja armuline, Ennead 5.5.12, ei sekku see tagasipöördumise protsessi alustamisesse ega lõpuni viimisesse. Ülitäius ei vaja hingede tagasipöördumist ega igatse nende järele, Ennead 6.9.8. Initsiatiiv on puhtalt inimhinge käes. Taoline arusaam on uusplatonismi puhul tõene vähemalt ajal enne Jamblikast. Kristlus aga räägib Jumala allatulekust. See tähendab Jumala poja lihaks saamisest, enne kui räägitakse inimese ülespöördumisest oma looja juurde, jällegi see anabasis või anagogee. Jumala tegu ja armuabi alustab seda protsessi ja viib sellega lõpule. Seega loodu lunastamise initsiatiiv on Jumala käes. Küll ei tee küllale liiga ja meil on vaja veel tähele panna 2 eristust. Enamus platoniste ei mõtle ülitäiusest isikuliselt. Nimelt väidetavalt ülitäius ei mõtle, tunne ega taha. Seepärast kasutasid filosoofid tema kohta mitte isikulist asesõna see ja mitte tema. Ülitäius on pigem printsiip kui isik. Kristlus aga mõtleb Jumalast isikuliselt. Kristluse Jumal mõtleb, tunneb ja tahab. Jumal on pigem isik kui printsiip. Ja kas ei ole, et printsiipidega suhestume teisiti kui isikutega? Kui printsiipe lihtsalt kas aktsepteerime või mitte, siis isikuid me kas armastame või vihkame. 7.
Platooniline ja eriti kesk- ja uusplatooniline ülitäius on totaalselt väljaspool inimese tunnetust ja taipamist, absoluutne apofaasis. Platonismis ei ole seepärast ka Jumala eneseilmutuse kontseptsiooni, ei mingit Jumala päris nime, ei mingit tahteilmutust, rääkimata nähtamatu nähtava vormi mõtmisest ehk inkarnatsioonist. Kristus aga rõhutab just eriliselt transcendentaalse Jumala ilmsiks, nähtavaks saamist, et lunastada inimesed nende pahedest ja pattudest. Vähemalt selles ulatuses, mis Jumal on end ilmutanud, saab ka Jumalat adekvaatselt tunnetada ja taibata. Ja seepärast kasutavad kristlased niisugust kvalifitseeritud segu apofaatilisest ja katafaatilisest diskursusest, sest eitus ei saa ju tulla enne jaatust, nagu õpetas Aristoteles. Niisiis, täna oleme rääkinud varakristliku ja platoonilise spiritualiteedi sarnasusest ja erinevusest ja mõlema aspekti teadvustamine on tõepoolest võrdselt vajalik. Sarnasusi tuleb tunnistada, kuid ühtlasi ei tohi neid spiritualiteete segamini ajada või koguni pidada samaseks nende põhimõtteliste ja kaugele ulatuvate erinevuste tõttu. On siis jäänud vaid probleem, et kuidas lõpetada juttu, mis kuidagi lõppeda ei taha. Martin Luther andis kord head nõu kõigile sõnavõtjatele. Tee suu lahti, ütle midagi ja pane suu kinni. Ja ma olen teinud oma suu lahti, olen midagi öelnud ja nüüd ma panen oma suu kinni. Aitäh!